Samal teemal siit stuudiost ka jätkame. Mul on külas opositsioonilise Isamaa erakonna esindaja, Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Jaanus Karilaid. Tervist! Tervitus! No rääkisime just rahandusminister Jürgen Ligiga nendest suurtest elektriarvetest, mis ütleme siis väga suure osa eestlastest jaanuarikuus ütleme siis murelikuks tegi ja rahakott ütleme, haigutab tühjusest pärast nende arvete maksmist. Et kuidas teile tundub, kas need rahakotti pitsitavad elektriarved, inimeste ostujõu ja seeläbi ka turvatunde vähenemine on kinni ka valitsuse otsustes ja poliitikas või tuleks need kaks asja siiski lahus hoida? Mul on kõigepealt hea uudis, et kogu see jama saab läbi ühe aasta pärast. Juba ühe aasta pärast on uued valimised ja võimalik on võtta ka siis uus mandaat ka parlamendil. Ja loomulikult see probleemide pundar, mis meile vastu vaatab, ükskõik mis sektoris, lähme tervishoidu, lähme majandusse, energeetikasse, on viimase 4-5 aasta tegemata töö. Ja kui valitsus istub käed rüppes ja mitte midagi ette ei võta ja vaatavad probleeme, refereerivad uuringuid, vaatavad mingeid näitajaid, kirjeldavad probleeme ja räägivad, et kunagi pole 10-15 aasta pärast midagi läheb paremaks. Aga valitsuse ülesanne on luua meetmeid ja tegelikult tegutseda nii, et inimeste sissetulek ja ostujõud ja hakkama saamine ei oleks nii keha, kui praegu on tegelikult. Ja me oleme näinud seda perioodi, kus valitsus on olnud aktiivne, kus on tegutsenud, on loonud meetmeid, on võrgutasusid alandatud, on tegelikult antud lisaraha kohalikele omavalitsustele. Me näeme, et absoluutne vaesuse näitaja on tegelikult tõusnud. Võrreldes 4-5 aasta taguse ajaga on tulnud 20 000 inimest juurde, kes elavad absoluutses vaesuses. Nii et Jürgen Ligi jutt on ju tuntud, tema arrogantsus aga ega me ühtegi poliitilist meedet või tegutsemist tegelikult ka tema puhul ei näe. Ta loksub kaasa ametnike jutuvadaga, tema pluss on poliitikas siiamaani olnud see, et ta on ääretult arrogantne, kahjuks sellest on ka saanud hääli. Aga kui me küsime, kas tal on ka mingit nägemust, kuidas tal inimestele appi tulla, ettevõtetele appi tulla, majandusele appi tulla, seda nägemust tegelikult ju ei ole. Ta loksub kaasa üleüldise sellise eluoluga. No sellise kerge skeptitsismiga tahaks öelda, et jutuks hea küll, et opositsiooni pingilt on ju tegelikult hea rääkida, kuidas me kõik paremini teeksime. Aga kas tegelikult annaks teha? Ma olen tegelikult olnud koalitsioonides, kus me oleme ju teinud. Me oleme reaalsed meetmed välja töötanud. Ma tahtsin küsida, kas tegelikult annaks teha praegu midagi paremini, et Eestit kuidagi paremini hoida, arvestades kõiki neid välistegureid ka? Alati tasub olla võrdlevas analüüsis, et ma kiidaksin valitsust, kus oli Isamaa, sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond 2016-2019. Ma kiidaksin valitsust, kus oli Isamaa, Keskerakond ja EKRE 2019-2021, kus mõlemate valitsuste ajal tegelikult võeti vastu aktiivseid meetmeid. Pandi raha huviharidusse. Aga kahjuks oli seal seda siseprobleeme liiga palju ja see võttis vahepeal üle. Majandus kasvas, inimeste heaolu kasvas ja need on tegelikult põhilised kriteeriumid, midagi me hindame. See, kas kellelegi meeldib või ei meeldi, et see on juba subjektiivne asja, aga objektiivne asjaolu on see, et majandus kasvas 4-5% aastas. Praegu on majandus hangunud juba 4-5 aastat järjest ja Reformierakonna juhtimisel. Nii et ainuke lahendus siin tegelikult on aasta aja pärast Reformierakond saata pikale puhkusele. Nii et teie julgete siin paralleele tõmmata küll, et see kehv olukord on valitsuse tegemata töö või valed otsused? Aga miks me neid poliitikuid valime siis? Miks nad siis teevad selle valitsuses? Miks nad on siis ministrid, kui neil ei ole tegelikult meetmeid? Meil ei ole vaja ministrid, kes probleeme kirjeldavad. Ja ma toon neid näiteid ikkagi jätkuvalt. Meil on võimalik inimesi aidata täna rohkem läbi kohalike omavalitsuste. Aga kas tänane valitsus on tegelenud kohalike omavalitsuse tulubaasi küsimus, rahastamise küsimustega, regionaalpoliitikaga, regionaalse ebavõrdsusega? Ei ole. Meil on olemas kui regionaalminister, aga me ei tea, mis regionaalpoliitika on seal. Pidevalt räägitakse, et me töötame välja mingi plaani, siis me analüüsime, vaatame seda 4-5-6 aasta pärast. Aga inimesed tahavad täna ja praegu abi saada. Ja empiirika on olnud see, et varasemalt on need meetmed välja töötatud ja need on aidanud, need on mõjunud. Kui ma olin kunagi Eesti Panga nõukogu liige, et siis ma palusin, et palun võrrelge valitsuse meetmeid, mida tehti Ratase valitsuse ajal ja ärge rääkige, et siin sekkumine kuidagi nõrgestab majandust, vastupidi. Me nägime, et see sekkumine tegelikult kasvatas majandust, turgutas majandust, andis meie ettevõtlusele vereringet juurde. Nii et Jürgen Ligi enesekindel nagu arrogantne jutt, et me oleme õigel teel, aga
vaatab aknast välja, tegelikkus on ju midagi muud. Näitajad on midagi muud. Kui ma ka sotsiaalkomisjonis vaatan neid vaimse uuringu raporteid, me näeme, et 10–19 aastaste noorte seas on probleemid kasvanud circa 47%. Me näeme, et nad ei saa ka tegelikult vastavat teenust piisavalt kiiresti. Kui me vaatame laiemalt tervishoidu, ravijärjekorrad järjest pikenevad iseenesest. Inimesed ootavad kuid ja kuid, mille saavad eriarsti juurde. Ja mina peaministrina tegelikult ju küsiksin, et kuulge, aga ministrid, millega te tegelete täna, et inimesi aidata? Me näeme, et meil ei ole peaministrit. Me näeme, et on lihtsalt üks selline ütleme, võetakse välispoliitikas mingid poose ja see on kõik. Aga mis teie hinnangul on praegu Eestis see kõige rusuvam probleem, see, mis inimesi kõige rohkem võib-olla nõrgestab? Mis tekitab seda umbusku valitsuse suhtes? Eks seal on palju tegureid. Kui ma tooks midagi esile, siis on selline tõmblev poliitika. Enne valimisi me nägime... No võib-olla see, mis on kõige akuutsem probleem, millega tuleks koheselt tegeleda. Perede turvatunne. Ühe poolt on kõik poliitikud ju kokku leppinud või näinud, fikseerinud, et tegelikult täna ühe poolt me oleme rahvastikukriisis. Siis kõik räägivad, et on vaja mingid meetmeid. Ja kui enne valimisi sai ühest liikmest 100 parlamendi liiget, tõstsid laste ja peretoetusi ja 3 kuud, 4 kuud pärast valimisi neid langetati, siis mida see näitab? Kui huviharidus sandi raha juurde, pärast valimist jällegi võeti ära, et see kõik selline tõmblev poliitika, ebastabiilne poliitika mõjutab inimeste turvatunnet. Ja loomulikult ka regionaalne ebavõrdsus. Kui me vaatame, kas tänasel valitsusel on poliitikaid väljaspool kuldset ringi, väljaspool Harjumaad, mis ulatuks ka tõhusamalt Saaremaale, Läänemaale, Hiiumaale, me näeme, et neid ei ole. Ma olen olnud pikka aega omavalitsuse juht, volikogu esimees. Ma oskan võrrelda erinevaid peaministreid. Ma näen, kelle kaudu on saanud inimesi aidata, elukeskkonda paremaks muuta ja kelle kaudu ei ole saanud seda teha. Ma tahan väita, et 2 peaministrit on läbi kukkunud, nii Kaja Kallas kui ka Kristen Michal, kellel ei ole visiooni ega nägemust, kuidas meie majandust viia jõukusele, kuidas inimesi aidata kriisi hetkel, mitte oodata, et kui inimene, kui me näeme, et absoluutse vaesuse näitajad on paarkümmend tuhat kasvanud 3-4 aasta jooksul, siis pealt vaadata käed rüppes, mitte midagi teha. See on lubamatu, aga ma ütlesin, positiivne noot on jätkuvalt see läbivalt nagu refrään, juba aasta aja pärast saame selle jama lõpetada. No eelnevalt ma rääkisin just rahandusminister Jürgen Ligiga ja Ligi sõnul on valitsusel julgus teha ebapopulaarseid otsuseid, kuid neid tehakse rahva heaolu silmas pidades. Et kriitikana Isamaale lausus minister, et teie erakonna nägu on muutunud võrreldes Laari-aegse Isamaaga, kus oli samuti julgust langetada ebapopulaarseid otsuseid. Et kas teie trumbiks on lauspopulism ning see on põhjuseks, miks te troonite populaarsusreitingute tipus praegu? Või on selle põhjuseks midagi muud? Jah, ütleme, eks me peame alati vaatama ka mitte lugema neid siis uuringuid ja ainult näitame, vaatame, millist riigijuhtimise teenust me saame. Ja me saame täna väga kehva riigijuhtimise teenust. Nii et te usute, et need on need nii-öelda protestihääled, et inimesed toetavad kõike muud peale selle, mida praegu pakutakse? Inimene näeb, et tänane valitsus ju ei tee midagi. Nad lihtsalt on ministrid, võtavad kõrget polka, aga neil puudub igasugune meetmete pakett, kuidas tänases olukorras välja tulla. See, et erakonnad muutuvad, muidugi nad muutuvad. Tuleb inimesi juurde, tuleb ideid juurde, tuleb mõtteid juurde. Võrrelda 90 aastate keskpaika 2026 on kohatu ja tegelikult mõttetu võrdlus. Ja nii et mina vaataks viimast 7-8 aastat, vaataks, kes on olnud peaministrid, vaataks, milliseid ergutuspakette majandusse on vastu võetud, mis otsuseid on tehtud ja mina isegi ei tea, mis otsuseid nad väga langetavad seal. Nad pidevalt imiteerivad töö tegemist, aga Jürgen Ligi võiks ikka aru saada, et kui me räägime konkurentsivõimest, Eesti majanduse konkurentsivõimest ja me tahame läbi selle tegelikult tuua uusi töökohti, kõrgepalgalisi töökohti, siis peab midagi tegema selleks, mitte olema lihtsalt minister. Kas populism on poliitika lahutamatu osa või peitub iga populistliku loosungi taga siiski ka mingisugune siiras tahe midagi muuta? Et seda lihtsalt nüüd tembeldatakse kõike populismiks, mis ei võib-olla siis joondu parasjagu käimasoleva siis valitsuspoliitikaga? Valija on piisavalt arukas. Valija ju näeb, et kui poliitik midagi lubab ja hiljem ka selle ellu viib, siis selle järgi hindabki. Ja kui Reformierakond rääkis, et kindlates kätes on nende loosung, siis me näeme, kui ebakindlad on tegelikult nende käed. Nad ei suuda selle riigi juhtimisega hakkama saada. Ja mind üllatas ühe juhtiva Eesti 200 liikme eile parlamendi koridoris, siis küsisin ka, et kuidas siis valitsuse tervis on. Ja ta ütles, et Jaanus, et
nii hea on olla valitsuses minister, kui sul enam valijaid ei ole, keegi nagu ei sega sind. Et see on tegelikult nagu ehmatav hinnang või ehmatav selline poliitiline positsioon, aga täna nad niimoodi on võtnud endale, et Reformierakond Eesti 200, nad vaatavad, neil on 52 mandaati, ühel on 1% toetust, teisel on 12 ja neil on veel 12 kuud jäänud, võtavad viimastel välja veel, mis nad siis võtta oskavad. Aga ma ei näe, et nad teeksid vigade parandusi, et nad tunnistaksid vigu, mis tegelikult oleks ka Jürgen Ligi puhul ju, oleks ju suur edasiminek. Et jah, me oleme siin vigu teinud, me ei ole siin inimesi märganud, me ei ole siin sekkunud, me ei ole siin programme välja töötanud, aga seda juhtu on näha, et enda ilmeksimatuks pidamine on juba üks suur osa probleemidest. Nii et te näete, et valitsus seisab meil ikkagi rahvast siis totaalselt lahus, et need kaks asja ei tööta teineteise huvides. Kahjuks see läheb kogu poliitika klassile pihta, et kui tänane kabinet niivõrd hoolimaltult ühiskonda loeb, nii valesti ühiskonda loeb, mitte midagi ei tee, siis ega see 12 kuud oodata muidugi on ka pikk aeg veel. Ja erakorralisi valimisi siin 2-3 kuu jooksul, see on teoreetiline võimalus, me kutsume esile. Loomulikult Isamaa on ka selleks valmis, et kui on võimalik korraldada valimised võimalikult kiiresti, siis me oleme valmis, aga seda ei ole juhtunud viimase 30 aasta jooksul. Nii et 12 kuud kannatust ja siis on võimalik ja populism on siis, kui inimesed lubavad mingit suuri asju ja suurt visiooni, aga pärast nad seda ei tee. Me mäletame ka seda lubadust. Neid lubadusi hakkame me kohe kuulma, sellepärast tõepoolest, et valimised on ukse ees ja valimiskampaaniatega tullakse peale. Et maksud ei tõusu, et tegelikult, mis on olemuslik iga Reformierakonna puhul, kui me räägime majanduse turgutamisest, elavdamisest, et töökohti hoida inimeste, hoida seda turvatunnet on see, et majanduskriisi hetkel hakata sellist kakofoonilist ja segast maksutõusude kaskaadi tegema on täis rumalus. Tegelikult, kui on majanduskriis, on elementaarne loogika, et sa pead majandust turgutama ja nad ei suutnud seda teha. Ja praegu nüüd siis lihtsalt oodatakse, et kas Saksamaal või Rootsil või Soomel läheb paremini ja läbi avatud turupoliitika kuidagi siis see mõjub ka meile positiivsemalt, aga valitsus iseseisvalt tegelikult midagi ette ei võta ja sellest on kahju. Kuna te ise tõite praegu lauale selle väljendi valitsuse tervis, siis ma saan aru, et teie hinnangul valitsuse tervis on väga hea. Neil isekeskis. Neil isekeskis on hea, jah. Nemad vaatavad oma parlamentaarset matemaatikat, 52 koht on olemas parlamendis, sellega nad saavad mingisugused asjad läbi koputada seal. Eesti 200-le läheb pikemat aega juba korda, et nende toetusprotsent on 1-2% vahel. Ja isegi kukuks nulli, tundub, et ka siis ükski näolihas nende näos ei liigu. Nii et see on muidugi politoloogiline fenomen, et me suudame sellist valitsust Eestis täna üleval hoida, aga jätkuvalt, et alati tuleb näha ka valgustunneli lõpus ja see on 2027, 7. märtsil. Aga kas on helesinine unistus, et meil Eestis ükskord opositsioon ja koalitsioon teeksid ka mingisugust koostööd rahva hüvanguks? No eile, ütleme, Isamaa sotsiaaldemokraatide koostöös anti ülesanne, mida toetas ka Reformierakond, vaimse tervisega tegelemine, et toetada välja meetmete pakett. Seda pole ammu enam juhtunud tegelikult. Nii et kõik ei ole veel kadunud. See oli sotsiaaldemokraatide poolt ettevalmistatud otsuse eelnõu. Nii et selliseid väikseid sähvatusi on, aga need muidugi ei muuda olemuslikult, et hetkel on valitsus valel kursil just eelkõige sellega, et ollakse käed rüppes. Ja ei suudeta välja töötada kiireid meetmeid. Ja kui inimesed tegelikult on olnud juba ebastabiilsuses viimase 2-3 aastat julgelt. Ja nii, et opositsiooni ja koalitsiooni vaheline koostöö muidugi ei ole hea. Et üksikuid näiteid võib tuua, aga see olemuslikult kurssi ei ole muutnud. Kas teile meeldiks, kui see oleks sujuvam või poliitikud siiski saavad lõigata seda nii-öelda poliitilist profiiti just nimelt vastandumisega? Eks see vastandumine on alati üks poliittehnoloogia osa, paratamatult eristumine. Aga kui me vaatame soomlaste peale, siis arutelukultuur, dialoogikultuur, kaasamise kultuur on seal nagu rohkem edasi liikunud ja sealt tasub õppida päris paljuski. Nii nagu ka eile ju soomlased viimase 2 minutiga võitsid Šveitsi ära jääokis, et võitlevad ikka lõpuni ja tulevad võidukalt välja. Nii on ka sellist sitkust on ka Eestile vaja, et ei tohi ka poliitilist pettumust lasta enda sisse väga palju tulla, et midagi muuta ei saa. Saab küll muuta. Näiteks Läänemaal ju
Isamaa tuli esimeseks, et Isamaa pole 8 aastat tulnud ja me tegime tugevad nimekirjad ja sellega ega me ei jää veel seisma. Me saame aru, et suurt poliitikat saame muuta läbi parlamendi valimiste. Kui me tahame teha regionaalpoliitikat, kui me tahame midagi muuta tervishoiupoliitikas, majanduspoliitikas, perepoliitikas, siis peab Isamaa võitma need valimised, peab tulema peaministri erakonnaks ja läbi selle siis on näha, kui ka päriselt midagi suudame paremaks teha, siis inimesed näevad, et see ei ole populism, et see ongi tegelik poliitika. No see intervjuu jääb meil arhiivi alles ja vaatame, kuidas need valimised lähevad ja äkki siis aasta pärast korjame need lubadused uuesti üles ja vaatame, kuidas te olete hakkama saanud. Aitäh. Jaanus Karilaid, ma tänan teid selle intervjuu eest.